Ahoi kotkad, mis toimub siis? Üleval sai tehtud siin natukene puhtamaks nüüd asi. Ja poisid panevad siin, praegu korstna taga on veel vill panemata ja siit üles on ka veel vill panemata. Et panevad siin praegu ja suruga alla vastu korralikult, topivad selle villa sinna ära. Alla, lükka alla vastu veel sinna, täiesti alla. Risto poolt ka, nii ja siis topiga ilusti, et on kahelt poolt vahel. Et hakkame panema ja nüüd lükake vasta tuuletõket ülesse. Ja nüüd hakkame panema kohe siis niipidi ka seda 5 nendesse kohtadesse, mis pidi üle selle jooksma ja siia vahele. Et siin kooli vahel on mul hea kasutada ära natukene käsi. Ei jää, jah? No siis paneme nööriga, et jah, kui see vill ei jää sinna pidama, siis me paneme, nagu siin mujal pandud on, nööriga ja sika-saka. Ma tulen kohe, panen nööri kinni. Nüüd sai sinna alla esimene jooks brussi ära pandud ja poisid topivad seda vahet veel ilusti täis. Brussi tagant oli ka. Ennem panime villa niimoodi, nagu ma kohe näitan siin. Toppisime villa niimoodi sinna ja siis surusime brussi vasta. Siin on igal pool niimoodi ja nüüd brussi pealt topivad ka täis ja siis hakkame selle 5 villaga tulema. Ja noh, et nende vahele selle ja seda brusside vahele üle selle keskmise siis, mis on madalam. Ja siis ma märkisin juba järgmise brussi asukoha ära, järgmine bruss ka peale sealt ja püüab juba ise villa hoidma hästi. Natuke peab muidugi nööridega aitama algul. Me tulime nüüd Ristoga, päris ilus hommik on, päike paistab. Noh, korraks läks pilve taha. Siia terrassi peale kohvi jooma. Et täitsa okei. Hakkab juba jää peale tulema jälle. Ja nüüd ta lubab ju iga päev miinuseid. Ööseti veel päris tugevaid miinuseid, ehk siis varsti saame peale kalale. Et siit on näha selle järgi, et kui sealt allika juurest on ainult vesi paljas ja mujalt on jäätunud, et siis on kõva külma tulnud. Ja see koht siin, mis tumedam laik on, noh see on see, mis see maa sees siit imbub siit ka mingisugust vett aega-alt, seda oli eelmine talv ka näha. Et tuleb nagu mingisugune allika moodi asi siit ka veel välja ja sealt ka on suht kaugele kinni jäetud. See näitab seda, et paar päeva veel ja nüüd tuleb päike uuesti välja, et paar päeva veel ja saame nii-öelda jää peale minna, sest siin selliste külmadega, nagu ta siin lubab nüüd ööseks, on see jää kiire tulema ja õnneks ei sadanud öösel palju lund ka, et lumi takistab ju seda jäätumist, aga mis nüüd täna teeb? Täna teeme nii, et me lähme Värska veekeskusse, aga me seal ei filmi. Wow, kus päike tuleb nüüd. Ja jätkame seda üleval töö tegemise filmimist siis homme. Joome kohvi lõpuni ja siis setime Värskasse. Sina ka või? Nii, me mõtlesime, et me proovime natuke teist strateegiat, et need on liiga suured lätakad, et riputada siia. Jube paha on panna seda õhukest 5 villa siin. Niimoodi nööridega. Me ikkagi tõmbame brussid siia risti ära külge ja proovime siis sinna brusside vahele niimoodi tükkidena, et jätku kohe jätame brussi taha, et üritame, et see 5 seisab. Ja võib-olla siis keskelt 2 brussi vahelt ühe jooksu seda nööri, et me lihtsalt reaalselt jäämegi tegema seda. Noh, ei saa kuidagi, üks ots vajub ära, teine ots vajub ära, igavene jant. Et lükkame praegu, Anja, poisid, lükkame need brussid on meil siin valmis toodud. Lükkame need siis jah, siia lakke ja hästi tummiste kruvidega. Need olid 8, mis nad olid, noh, konstruktsioonikruvid, 8,2 korda 190 korda 50. Ei, 50 tükki. Et algul paneme selle brussi kinni, fikseerime ära lihtsalt 60 kruvidega, 6 millimeetrise läbimõõduga kruviga ja pärast paneme siis need suured lisaks. Et meil on siin neid sükseid ka, et ta lihtsalt seisaks üleval. Aga pärast iga sarika koha pealt muidugi jah, see tummisem asi siis sisse. Aga ega midagi, hakkame siis toimetama. Ajutiselt kinni, pärast suuremad kruvid. Nii, mingi 1,5 tundi või
edasi on meil need mingi osa latte siin. Meil ei ole neid prusse praegu siin rohkem üleval, me ei hakka siin suure lume tormiga õues praegu pimedas tooma, homme toome. Me siin jõuluajal tegelikult väga ja aastavahetusel väga palju tööd ei teegi. Poisid ei viitsi, tegeleme niisama natukene puhkamisega ja koolivaheaeg muidugi ei viitsi, et oleme siin jah mänginud natuke arvutimängu ja käisime eile Värskas spaas ja kuidas seal oli? Veekeskuses jah, väga äge. Ainuke asi oli, et seal ei olnud noori inimesi. Saunatasime ja poisile ei olnud tsikke piiluda seal bikiinides tsikke. Ainult põlvini rippuvate tissidega memmed on ju. Oot, et Rauno ei olnud seal midagi huvitavat piiluda, et sellepärast tal seal natuke võib-olla pettunud oli, aga no nii. Aga ühesõnaga jah, et see villapakk on 120 lai ja kuna mul on 60 sammuga ja täpselt see alumine vill nüüd jäi niimoodi, et siia brussi tsentrisse, siis me proovimegi niimoodi, et me lõikame selle lihtsalt 60-seks ja topime siis selle brussi tsentris siit siia ülemise brussi tsentrini selle villa ja vist siis ühe paela jooksma siit. Ja siis ta seisab. Aga seda homme, kuni siis jah. Ja siis hiljem siis need 10 villad siia niimoodi veel vahele, mis ka vist päris ise ei seisa, ehk siis tuleb siit veel sikasaka natukene nööriga teha. Ja siis on alles see nii-öelda villatamine selle kaldlaega läbi ja siis hakkab see villatamine siin üleval pihta. Puiste villaga, ehk siis alt peab panema mingisuguse vahekaupa ospiplaadi ja pealt laeni puiste villa täis, aga seda me ei tea, millal jõuame uuel aastal. Selge, vaatame homme edasi, me praegu lähme puhkama, näitame ühte muud asja siia vahele. Mis me veel teeme? Vot. Nii, ja jõudis meieni järgmine pakk. Me ei tea, mis siin on, aga ma oletan, et see on nüüd jälle üks see kraam nii-öelda e-poodi. Aga eks kohe saame teada, mis siin sees siis on. Saksamaalt. Saksast tuli see, Saksast tuli ju meie see laserprinter. Vaata, külje peal on ju kirjas. Ja siin sees ongi ja on meie nii-öelda laser, millega hakkame tegema siis, ütleme, noh, mõnedele puidust asjadele võib-olla, nahkasjadele, siis sükstele ära krõbista, siis sükstele termotopsidele asjadele, kõigele, millele saab laseriga asju peale graveerida. Ja selle mõttega, et need Eesti vahendajad, nagu me siin nüüd oleme aru saanud, võtavad liiga palju raha vahelt ja ega see kvaliteet ikka ei ole päris see, nagu nad ikka samamoodi tellivad need asjad Hiinast, mingisugused jamad, eks ole, vahel ja siis panevad kõvasti lihtsalt raha sinna juurde. Aga nüüd me saame ise nii-öelda paremad kvaliteetsemad Hiina tooted välja sorteerida, et tellime Hiinast nii-öelda proovi asjad ja vaatame, kas need asjad on okeid ja enne me ei telli suuremad partiid, kui on okeid asjad ja siis paneme ise omad logod ja asjad peale. Tegelikult, kui juba pakkide avamisest juttu tuli ja seda laserit ka näitame pärast, siis näitame, mille peale hakkame laseriga kõigepealt kohe kõrvetama. Et meil tuli tegelikult paar pakki nüüd veel ära. Et nüüd tuligi esimene partii Hiinast nii-öelda otse meile, millele me hakkame peale graveerima asju siis. Ja selleks on niisugune asi. See on see puhumistoru, seda me näitame kindlasti ka mingis videos veel. Ja on see nii-öelda tulepulk, aga see osa on puidust, siia saame ilusti logo peale teha ja vaat niisugune nahk vutlaris, äge asi, kaabits ka ja nahkrihm ja saab niimoodi riputada kaela või kuskile ja sellele hakkame peale graveerima laseriga, aga tuli ka veel üks järgmine toode, mis on siis, kohe vaatame, mis need on, mina tean, mis need on, aga teeme lahti ja näitame teile ka. Ja need on siis nii-öelda premium torusallid, mis ei ole siis need kõige õhemast materjalist. Nad olid nüüd, mis ta oli, 180 grammi sall vist oli. Ja need on nii-öelda nende palistatud servadega, et servad ei hakka rulli tõmbama nii lihtsalt või nagu hargnema. Et me võtsime nagu selle kvaliteetsema värgi. Ja logod on ilusti siin.
Ja siis on niisugune õrnalt näha niisugune roheline see meie logomuster ka nagu. Et vot sellised, et loomulikult tulevad müüki e-poodi nii need logodega torusallid, kui siis ka need, kuidas see nüüd parem panna on, külje peale, logodega torusallid kui ka need tulepulgad. Võib-olla tagurpidi. Niimoodi. Lähete tuulise ilmaga kuskile. Või niimoodi teosa. Et tulevad jah, need torusallid ja need samad tulepulgad. Me graveerime kohe peale ka, näitame teile videos. Et rohkem see video, ma arvan, nüüd ehitusasja ei näitagi, et läheb liiga pikaks ja meil pole siin aega praegu, tead väga palju ehitada, et uuel aastal ehitame edasi. Et praegu nüüd tegeleme kiiresti jälle nende uute toodete müüki panekuga, e-poodi panekuga ja tegeleme lume rookimisega, sellepärast, et siin täna öösel tuli selline lumi maha, et no see on hullu maja. Ehk siis kaevame auto välja ja asjad välja nagu siit. Sa nägid välja nagu mu vanaema, ma ei saanud, ma pidin tõppama niimoodi. Aga selge, vaatame siis veits aja pärast edasi, kuidas meil see laser toimib ja üldiselt meil oli veel mingisuguseid mõtteid. Meil oli niisugune mõte, et vaata hästi palju särkide kohta oli jutud, särki ja asju tahate. Me uurisime neid hindasid ka. Ei nuuma tõenäoliselt kodumaiseid vahendajaid, vaid meil oli mõte, me juba uurime, teeme nii-öelda eeltööd, et kui hoopis teeks siukse pulli, et võtaks omale selle, mis printer see nüüd oligi, kirjutan siia juurde, selle printeri ja siis selle nii-öelda universaalse pressi, mis pressib nokamütside peale, tasside peale, särkide peale asju, et võib-olla muretseks omale kõik need masinad, ja olekski juba nii-öelda kokkuhoid ja endale töö juurde tekitamine, mitte ei peaks teisi nuumama, et selles mõttes meil on niikuinii siin vaja ära elatada ennast ja talvine periood. Praegu veel jää ei kanna, laagreid ei toimu, midagi ei toimu, et meil on mingid sissetulekud vaja omale välja mõelda ka talviseks perioodiks, et see olekski see hea periood siis, kus saaks nende masinatega toota mingisuguseid asju. Ka näiteks teile, kui tuleb mingid tellimusi, tellite hoopis meilt mingisugust lasergraveerimisteenust või särkide peale trükkimisteenust või kes teab. Aga selge, aitab praegu jutust, vaatame edasi, kui me midagi teeme. Nii, ja masin on siin valmis ja arvutiprogrammis ma üritasin välja mõõta need, ta ei ole mul ju päris, ühesõnaga pärast näitan need kaugused, suurus läbimõõt ja kaugused servast, X-telg ja Y-telg. Ma loodan, sai kõik õieti, eks see on prooviversioon. Nii, 6 on siia poole ja 85 on sinna poole ja kõik peaks olema. Aga kui ta tsentrisse jää, siis natuke liigutame, et see on nii täpne värk. Ma pean tegema sellise vormi, millel on, või sellise plaadi, millel on alus, kuhu täpselt ühtemoodi kõik lähevad peale. Need tulepulgad ja siis ei pea sättima neid siin all oleva selle siia peale, nagu see ruudustik on. Sellepärast ma praegu tegin pastakaga jooned mingisugusele vineerile ja vaatame, kas meil õnnestub niimoodi. Kõik peaks valmis olema ja vaatame, kas kõrvetab õigesse kohta. Ma loodan. Juba läks valesti. Stop. Connect ja kõrvetame. Vaatame, kas nüüd tuleb paremini. Ja eks peenhäälestamine veel tuleb. Tuleb välja, siis vaatame. Ja peenhäälestamine tuleb, et kui ma hakkan nüüd massiliselt neid laskma, siis ma teen korraliku aluse. Praegu on see selline proov, et kuidas ta selle peale võtab. Et me ühe vineeri tüki peale juba Raunoga siin proove tegime ja õppisime seda programmi nii-öelda selgeks. See ka siin nagu kõige lihtsam ei ole selle aparaadi puhul. Kuigi selle aparaadi puhul saab siit display pealt ka asju paika panna, mälukaardiga panna faile sisse ja nii, siis me tahtsime ikkagist, et asi jookseb siin ikkagist arvutist, et siin ta näitab midagi, kus see laser hetkel siin paugutab ja vaatame, kuidas nüüd välja tuleb. Nii, ja kate ülesse ja vaatame siis. Minu arust on see juba
päris ilusti tsentris on ju. See on juba tsentris. Ja väga ilus. Ja niimoodi saame siis kõrvetada, noh selle tagumise poole ma lihvin maha ja jätan selle omale kasutusse või poistele. Et niimoodi saame siis teha erinevate asjade peale ja ma näitan, mis meil veel on. Et kuna me tahame väga erinevaid tooteid, ka ümmargusi tooteid, ütleme silindrikujulisi tooteid siis hakata graveerima ja tegema sinna peale asju ja võib-olla siis hiljem teenusena pakkuma ka kellegi teise logoga, kellegi teise kirjadega, siis meil oli vaja üks lisaseade osta. Et tähendab lisajubin sellele masinale veel. Ja milleks on siis ingliskeelne asi on rotary roller. Mis tähendab siis seda, et noh, nagu siit näha on sükene rullidega värk, eks ole, lisaseade sellele asjale, kui siia peale paned nüüd mingisuguse noh, ütleme vedelseebi selle tuutu, siis see keerab seal peal niimoodi ja teeb niimoodi noh, kumerate pindade peale ka. Või siis mingisuguse kohvitermose või mis iganes. Noh, mul ei ole siin praegu võtta. On küll võtta. Näiteks sellise asja peale. Noh, kohvitermos, eks ole. Et siis saab graveerida ka niisuguste ümarate asjade peale. Et selle mõttega sai võetud jah, sükene lisajubin. Ja ega nüüd midagi. Täna rohkem ei kõrveta. See on see proovivärk. Homme ma teen spetsiaalse aluse, kus sisse siis saab need niimoodi plõks need järjest panna kiiresti, et ma ei pea iga 1 millimeeter haaval mõõtma sükse rakise ja siis paugutab nendele juba logod peale ja mingi päev siis metsas näitame ka, mismoodi me selle tulepulgaga tuld süütame ja siis selle toruga, kui hea on nagu lõket käima puhuda uuesti. Siia paneme muidugi selle paela külge ka, mis kaasas oli. Võt. Nüüd on tuld sükene, palju lund on, mitu sentimeetrit? 30 võrra. Ei, 30 päris ei ole. No 20 võib-olla nätsa peale jah, maha vahepeal. Ja noh, ütleme nii, et ma kartsin, et kui suur lumi tuleb, siis jää ei jäätu. Aga siin oli süke värk, et jää oli piisavalt õhukene. Oho. Jää oli veel piisavalt õhukene või siis vesi tõusis, 2 varianti. Võimalik, et vesi tõusis, kuna nii palju lund sadas jõkke igale poole, aga no ei tea, ühesõnaga sükene seis, et kui nüüd lumi oleks jää peale jäänud, siis ta poleks jäätanud, aga tundub, et lumi ei jäänud jää peale. Mul on süke tunne, et see vesi voolas siia jää peale või siis lume raskusega jah, vajutas selle õhema jää, mis ei olnud veel päris paks nii palju allapoole, et tuli vesi peale ja lumi sulas pealt ära, mis on meie jaoks hea, sest praegu on kohe juba -9 kraadi, -8,4 oli toas ja täna öösel läheb siin -13 ja niimoodi ja rohkemgi vist veel. Et kuna lund peal ei ole, siis ta jäätab selle jää nüüd nii ära, et me saame mingi päev kalale minna. Vot. Aga ma arvan, et selleks videoks ongi siis kõik, et mis me siin ikka praegu nii väga pikaks ajame. Et head vana aasta lõpu veel kõigile, palju seda vana aastat järgi on ja head paremat uut aastat ja kerige magama ära, kratid.